Tervist! Alustame Eesti Nõidade Liidu nõidade konverentsi teemal teadvuse iseolemise osa tekstid. Tervist! Mina olen Eesti Nõidade Liidu Tartu Nõid. Tartu nõia jõud näeb välja niimoodi. Kõik, kes teavad nõiduse tähendust, teavad seda, et nõial on jõudu teha asju. Seda jõudu on tegelikult palju. Seda ei kasutata tänapäeval eriti, sellepärast, et nõiad ei soovi midagi teha rahva keskel. Sest milleks teha, sest rahvas on asunud surema enda teada ja on väga halb enda vastu, nii et pole mõtet suurt midagi ettegi võtta. Sa tulid ühte maailma, mis ei kõlba elamiseks. Miks sa ütlesid, et see kõlbab? Miks sa ütlesid, et see on ilus? Mis head siin saab olla? Maailmas, mis sureb ära koos sinuga ju. Seetõttu ei pidanud nii rumal olema. Mispärast rahvad räägivad, et kõik aitavad siin üksteist? Nad sentigi oli üksteisest ju. See on ilmselge. Sellepärast emad poevad laste taha, isad poevad poegade taha ja tütarde taha ja nii edasi. Ja muudkui poevad üksteist selja taha ja teist elusolendit ei märkagi üldse. Sest see koorem siin maailmas on nii raske kanda, et see siis pidi aitama ju üksteist, kanda seda koormat. Ei, nemad poevad oma peredesse ja on nii abivalmid. Ja pärast tulevad ja oigavad nõia juures. Siis tuleb keegi ütleb, et ta ei saanud Tartu nõialt midagi. Ma ei andnud talle midagi, sest ta muudkui pettis ja pettis ja pettis. Nii et võib olla pahane ka. Rahvad, kes mõtlesid, et pääseb siit välja, nad pidid teadma, kas nad ise üldse olemas on. Iseolemine on kõige suurem asi, mis üldse saab olla kellelgi. Sest olemisest ei saa praegu juttu teha, sellepärast olemine on kaotatud juba ajatuid igavike tagasi siin maailmas. Olemist ei ole siin kunagi olnud. See on üks kaugusest siia hõljunud unenägu, mis kaugusest tuli ennem seda, kui siin oli midagi. Siin kunagi oli midagi, aga kui surm siia elupaiga tegi, siis seegi kadus ära. Maailmad, mis siin enne olid, kadusid ära, kui surm tuli. Siin ei ole kunagi mitte kedagi elanud. See on üks unenägu, kus nähakse, et rahvas kõnnib ringi ja teeb asju. Ja siis nad ütlevad, et neil läheb hästi. Kui hästi see läheb? Mõelge esivanemate peale, mis neist siis sai? Rahvad, kes ootasid iseolemise tulemist, pidid teadma, et iseolemine on võõras sõna siin maailmas. Pole kuuldudki. See on esimest korda teada Hoidja seadmuse raamatus. Ja sedagi negatiivses tähenduses, iseolemise kaotamise kohta, kuidas seda tehti. Mindi üksteisele ligi, siis kaotati iseolemine. See maailm paistab välja niimoodi ainult selle tõttu, et siin ei ole iseolemist, siin on teise olemise maailm. See teine on olemas, ennast ei ole. Ei ole aimugi, mis tähendab ise. See sõna on kaotanud tähenduse nii ammu, et sellest ei tasu rääkidagi. Ise omab tähendust ainult siis, kui teine on. Aga mis sa ise oled siis, kui sa ise oled? Aga imelik mõteldagi. Rahvad, kes kaotasid iseolemise, kaovad ju üleni täielikult. Surm küll säilitab neid natukese aega niimoodi, et saaks parem ja maitsvam neile, sest surm on inimsööja. Ta lihtsalt ootab natukene, ütleb, ma ei ole nii ahne, ma ootan 2 minutit, see on esimene 40 aastat ja veel 40 aastat, siis 80 saab kokku, see on tema jaoks 2 minutit, ma ootan, ma ei ole nii ahne ja siis saab parem. Rahvad, kes arvasid, et nad pääsevad millegi käest, mõtlesid, et surma ei ole näha, see üllatab neid, et seda on näha pärast. Tühjusesse subumine, see on väga vale tegevus. See seostub iseolemise kaotamisega ainult ju. Ja iseolemise lõplikult likvideerib surm, kui ta tuleb. Nii et surma eest tuleb hoida ehk armastuse eest. Sellest ei pääse enam keegi siis, kui ta tuli. Rahvad, kes muudkui ootasid ja ootasid häid tulemusi, nemad pidid liikuma sisemusse iseenda poole eemale teistest, sest põrgu on teised, hell is the others. Mitte selles mõttes, et elusolendit ei või aidata, vaid ei tohi ligi trügida neile ilma riieteta. Midagi on valesti kogu selle maailmaga. Ta asetati tühjusesse selles mõttes, et tühjus on üks mees. Tühjus ei ole tühi koht, mitte füüsikaline nähtus. Tühjus on üks asi, see on üks mees. Surm ise ongi tühjus. Ja kui ta tuleb, siis tühjus selgub, et on näha. Ja ta ei tule kui auk või tühi koht, ta tuleb kui üks asi, mis on üks rohkem kui hull, hirmu äratav. Rahvad mõtlesid, et iseolemise kaotamine on lõbus asi. Iseolemisest ilma jäämine on tohutu vaevarikas tegevus, see käib suremisega koos.
järjest halvem ja halvem enesetunne muudkui tuleb. Praeguseks ajastuks on teada üks tähtis asi, et infotulv, mis on siin maailmas, ei ole ju juhuslik, see keerleb ümber nagu must udu selline ja tuleb jalgadest ülespoole ja niimoodi keerleb ja läheb kõrvadest sisse, läheb silmade taha. Ja siis istub seal ja näitab igasuguseid hirmutisi ja nii edasi, keerlevaid maailma osasid ja nii edasi ja tundub, et ühel asjal on võimsust ja teisel asjal on võimsust. Need on keerlevad asjade tükid, mis seal keerlevad, sest kadumas kõik on ju üks tunnel, mis on pöörlemas lihtsalt ja nii edasi, maha see 0-0. Saabub, ilmub ja nii edasi, mees, kes on arhailise nõiduse osa tundelisi, EMG 0-0. Aga sa küsid, kas Tartu neid raviprotseduuriga tegeleb küll omas tempos. No siis sa küsid, mis teaduskraadid mul on, ma ei ütle, mis sest, mis teed nendega. No muidu ütled, ma teoloogia doktor või midagi, mis mul sest, mis ma teen nendega. 0-0 nüüd. Saabub, ilmub ja nii edasi, ise olemine, üldsiem 0-0 nüüd, sest vähem aga ei saa. Peab teadva saama oma iseolemise alustest ja nii edasi, et sa oled ise olemas. Seda on võimatu teada praegustest tingimustest, sest ei ole isegi teada, mismoodi see käib. Siis, kui hakatakse iseendast mõtlema, siis mõteldakse, et mida mu keha tunneb ja nii edasi. Aga mis sa ise oled? Ise ei ole see, et sa tead endast midagi. Ise ja enda ja veel, nii, edasi. Seal on veel teisi sõnu, näiteks mina. Need on kõik eri asjad. Nendest asjadest ei ole suurt midagi teada. Mina kaotamine ehk lihaks muutumine, see on juba toimunud ju. Vaimutuks lihaks muutumine. See on väga groteskne tegevus küll, aga see on põhjustatud sündimisest, sest rahvas arvas, et ta sündis. Tal ei ole mina enam ega vaimu. No vot. Ja kui ta leidis mingi koha siin maailmas, siis hakkas ta kaotama ka oma iset otse kohe. Sellepärast, et iseolemisetus maailmas, kui keegi ise leiab mingisuguse koha ja tunneb, et ta on vajalik siin ühiskonnas ja selles kogu situatsioonis ja võib-olla ta on looduse osa, võib-olla kroonlausa loodusele ja aumärk loodusele, seepärast, et rahvas arvab, väga arvab võib-olla tänapäeval, et loodus ilma temata ei saaks hakkama, et inimene on nii kõrge arengusaavutis, et ingel jääb lausa kahvatub selle kõrval, jääb hätta, võib-olla. Aga võib-olla see on avahnitsemine lihtsalt, sest iseolemisetud olendid siin, need olemisetused, kes siin on, need pigem otsivad jutusid selle kohta, mis midagi on, teadmata, kas see on niimoodi. Sellepärast nõidus tõstab teadvuse iseolemise esile, sest sa pead teadma, mis tähendab, et ise olla. Niimoodi ei saa, et sa ei teagi, mis tähendab ise olla. Võrreldes ennast teiste asjadega lihtsalt. Mitte teiste lihakehadega ainult, vaid kõikide asjadega võrreldes, ka tuvi ja varblase ja kutseoja selliste asjadega. Ja ma ei ole porgand, ma ei ole heinakuhi, niimoodi võrdleb, ma olen inimene, eks. Niimoodi negatiivselt mõteldes apofaatiliselt, ma ei ole see, ma ei ole see, ma ei ole see, aga mis sa siuke oled? Selles on küsimus, kadafaatiline tegevus on alustatu jemgi 0-0 nüüd. Sa pead õigesti ütlema, mis sa selline oled, mitte ütlema, mis ma ei ole, mis ma ei ole, mis ma ei ole. See tundub Idamaa filosoofiast täitsa loomulik, et mitte see, aga nad mõtlesid ka midagi muud.